Saate toob teieni meelelahutusportaal Vinn.ee. Tere jälle kõigile. Tere tulemast vaatama või kuulama spordipanustamise teemalist saadet Petime. Mina olen Oskar Taimla, minuga on nagu ikka Kristjan Häätero ja kaasas on meil ka üks kast, Andre Sokolov. Tere. No, kuidas siis, kuule, meil on mingi 8 osa juba või? Kuidas me siis rahul oleme siiamaani, et saame hakkama, et kas hakkab mingid hõõrdumisi ka tekkima, et mul on juba sellised mingisugused nii-öelda erimeelsused on, et Kristjanile ei meeldi, kui hilinetakse, aga mulle isiklikult meeldib väga hilineda, et kas... Ma ei tea, ma tunnen siinkohal, et mul on nagu moraalne õigus, aga no vaieldav. Jääb iga enda otsustada võib-olla, jah. Ja. No võib-olla peaks saadet ka nagu sümboolselt nagu alustama, et saade läheb eetrisse ka 10 minutit hiljem, kui peaks. See nagu iseloomustaks võib-olla, väljendaks meid paremini. Sind? Meid ikka. Me oleme ikkagi üks kollektiiv. Okei, aus. Ja. Kuule, siin vahepeal on mul postkasti tulnud igast kirju. Küll üks kiri näiteks oli, et kelle rumal idee oli Manchester City peale panustada, et kas sa kommenteerid, Kristjan? No ma eeldan, et see kiri tuli siis peale mängu, jah? No ikka muidugi, siis kui tulemas teada oli. No jah, ei, ma ei tea. Closing line venue, et ma ise nagu väga ei põe selle pärast absoluutselt. Jah, mul ka, et kui mul nagu mingit emotsionaalset sidet ei ole või nagu, kui näiteks selle panuse ma panin näiteks teie soovitusele, ma ise mingi jalgpallis niuke ekspert ei ole, et siis ainuke asi, mille järgi ma peti headust on hinnata, on closing line value ja kui see on positiivne, et siis nagu jah, et ainukesed juhud, kui peaks panust hakkama nii-öelda analüüsima, kas see oli hea või mitte, on siis, kui sa closing line value't ei saanud, et siis sa pead nagu nii-öelda üle mõtlema. Kui closing line value kinnitab, et oli hea panus, siis ega nagu liiga palju stressi ei ole. Aga üks inimene, kellel kindlasti oli emotsionaalne side selle mänguga, oli meie suur Arsenali fänn Andre. Et win-win olukorda, et raha oli City peal, süda oli Arsenali peal ja süda võitis seekord. Jah, et eks ta nii-öelda inimestele meeldib öelda selle win-win kohta, aga nagu me oleme siin maininud, et see spordi panustamine on selline, võtad emotsioonid välja ja nagu öeldakse, et või nagu me oleme ka enne maininud, et isegi kui see panus nüüd kaotas, siis vähemalt saad selle closing line väljuga endale vastu rinda taguda ja öelda, et ilgelt kõva vend oled ikka, aga mäng iseenesest oli päris nagu peale mängu nagu oli rohkem juttu, et eriti siin nende kohtunikutöödega, et seda on nagu siin hiljuti on päris suur nagu meediakajastus nagu sellest on, et Mateo Kovacic oleks pidanud siin 2 erineval juhul nagu punase kaardi nagu saama ja see siis ilmselgelt peale seda tervet Liverpooli ja Spursi mängu nagu skandaali, kui nii tohib öelda, siis see ilmselgelt pakkus nagu rohkelt kõneainet, aga mäng ise oli päris nagu kinnine ja kui ma ei eksi, siis ma arvan, raamilöök oli mängu peale äkki mingi 3 tükki äkki, et mõlema meeskonna poolt, et siis väga vähesed võimalused ja lõpuks otsustas ikkagi see, et Martinelli lõi palliga näkku City kaitsemängijale, kellest läks pall väravasse, ehk siis see on win-win. Vastane see haiget ja lõi tärava ka veel. Aga kas me enne, kui me nüüd lähme esimese rubriigi juurde, et kas sa, Kristjan, tahad võib-olla kiirelt öelda, et kuidas sa kavatsed spinnikunnide saate poolfinaaliks ette valmistada? No kell 6 äratus, 6:30 hommikusöök, kohvi ja niimoodi 7 päeva nädalas. Harjutas mündi viskad ka? Aga okei, lähme esimese rubriigi juurde. Panustamise ABC. Tänases panustamise ABC rubriigis siis räägime natuke sellisest asjast, et üldiselt, kui sa tahad suure volüümiga panustada, siis on nagu väga raske, et sul on nagu endal üksinda teadmised nagu kõikidest sportidest. Et on väga tavaline, et paljud, vähemalt nagu meie jaoks ja edukatele spordipanustajatele, et paljud nende panused on siis nii-öelda mitte originaalpanused, mingid panused, mida nad saavad kuskilt, panustamise ideed, mida nad saavad kuskilt mujalt. Et nagu mida nagu vaatajatele soovitada, mida on muidugi soovitada lihtsam kui teostada, aga mida ma arvan, et me oleme edukalt teinud ja võiks isegi veel edukamalt teha, on luua nii-öelda panustajate võrgustikku. Et näiteks mina siin keskendun nagu korvpallile ja siis Kristjan on ju Formula 1 MMA-le, siin Sokolov jalgpallile, Ameerika jalgpallile.
ja siis meil on mingid inimesi veel, kes konkreetsetele sportidele on nagu keskendunud ja siis me nagu nii-öelda jagame seda informatsiooni oma vahel ja niimoodi me nagu laiendame oma panuste nagu haaret. Et see on nagu üks efektiivne viis, kuidas siis nagu oma nii-öelda seda haaret laiendada. Aga üks teine asi, mida ka meie teeme ja mida me saaks võib-olla konkreetsemalt soovitada vaatajatele või siis vähemalt arutada selle nii-öelda plusse ja miinuseid, on kasutada nii-öelda leida internetis nii-öelda tipstereid, inimesi, kes siis soovitavad ja meie antud juhul siis räägime võib-olla isegi nii-öelda nendest tipsteritest, kes nagu müüvad oma panuseid. Et võib-olla arutada, et kindlasti paljud on näinud, kuidas mingid nii-öelda võitvad kasutajad, kas siis jutumärkides või mitte, sellest me natuke hiljem räägime, müüvad teatud summa eest nii-öelda oma panuseid, et kas see on nagu väärt seda või mitte, et Kristjan, meie kolmekesi kõik teatud tipsterite teenuseid kasutame, seal on väga palju agasi, aga võib-olla käime kõigepealt nagu mingisugused plussid üle, et millised plussid on, kui sa nagu jälgid tipsterit. Sa mõtled plussid siis panustaja jaoks? Nojah, et kui näiteks keegi vaatab ja mõtleb, on kogu aeg mõelnud, et huvitav, kas ma peaks seda tegema või mitte, et siis räägime kõigepealt plussid üle ja siis räägime nendest miinustest. No, kui sa oled endale leidnud tipsteri, kelle panuseid sa nii-öelda tahad teilida, siis üldjuhul on nagu see väga kiire ja efektiivne. Võrreldes sellega, kui sa nii-öelda ise analüüsiksid mingisugust korvpalli või jalgpallimängu, et sisuliselt sa näed nagu peti suurust, ootusi, mis ta soovitab ja sa pead lihtsalt panust tegema, et see võtab ainult 5 sekundit sisuliselt, et see on jah nagu üli selline efektiivne viis, kui sa suudad leida endale sellise tipsteri, kelle panuseid saab niimoodi jätkusuutlikult panna. Andres, sa vist oled nõus, et ega siin nagu tegelikult väga palju nagu rohkem polegi öelda, et see ongi, et säästad aega, et sa põhimõtteliselt nii-öelda ei pea ise nagu pingutama selleks, et kasumlikult panustada on nagu kõige suurem pluss, ega siin nagu midagi väga palju rohkem polegi. Ja, et eks kui sa nagu jõuad selleni maani, et mis on juba nagu üliraske samm iseenesest, sa oled nagu võitev panustaja, siis tegelikult see nagu töö ja see, mis sinna alla läheb, et nagu sa siin enne ka mainisid, et tegelikult meil on ju kõikidel nagu mingid kindlad nagu alad ainult, mida me suudame hallata, et see on nagu sellist asja nagu, et ma nüüd siin kõhutunde pealt ütlen, et oih, see on super hea ja see on hull väärtus, et sellist asja nagu tegelikult ei ole, kui sa oled nagu võitev panustaja, et siin on ikkagi eks need töötunnid nagu hakkavad kogunema, eriti nagu siis, kui sul võib-olla ei ole välja töödatud mingisuguseid super häid mingid mudeleid, kes sul nagu lihtsalt sülitavad mingeid nagu konkreetseid numbreid kohe välja ja võib-olla isegi kui on, siis isegi siis see nagu need nagu, see on nagu järjepidev töö kogu aeg ja sa pead nagu analüüsima tulemusi ja nagu hindama kogu aeg, et sa nüüd 1 aasta olid nagu võitev, siis see nagu see ei pruugi kohe tähendada, et sa oled ka järgmine hetk, et kui sa tõesti leiad nagu sellise usaldusväärse inimese, kes suudab seda sinu eest teha, nagu siis see on nagu mega. Pluss siis veel, jah, see on ka veel nagu eelis, et kui sa jälgid seda tipsterit, siis tema nagu kindlasti oma tulemusi jälgib ja avalikult jagab, ehk siis sul on hea ülevaade kogu aeg nii-öelda, kuidas läheb sul ilma ise nagu nii-öelda neid panusid kuhugi sisestamata. Ja võib-olla teeme kiirelt enne jällegi, kui me räägime nendest murepooltest, et teeme võib-olla kiirelt ühe nagu arvutuse, et tihti on nagu see, et seal tipsteril on igasugused, on tipsterid, kes müüvad oma panuseid 5 euroga, üldiselt need on reeglina skämm, ja on tipsterid, kes müüvad neid, ütleme, terve hooaega umbes maksab 600 eurot või rohkemgi. Et võib-olla teeme nagu arvutuse, et kuidas nagu inimene peaks arvutama, et kas see on nagu väärt seda summat maksta. Ja see nagu väga palju oleneb panustaja enda nagu panustamisühikust. Et võtame siin võib-olla näite, ma arvan, et keskmine panustamisühik, keskmisel on mingi 50 eurot, võib-olla 100, võib-olla 50, 50 pigem. No pigem vähem. Yeah. Et teeme nagu 50-ga läbi, et võtame mingisuguse case'i, kus näiteks keegi leiab väga hea NFL-i, Ameerika jalgpalli tipsteri näiteks. Nii, ütleme, et näiteks
siis on informatsioon olemas, et keskmiselt umbes 5 tippi tuleb siis ühe mängunädala jooksul. Et mitu NFL-i nädalat meil siin on? 18. Ehk kui me võtame 18 korda 5, siis see tähendab, et on 90, sa tead, et sa saad siis selle paketiga hooajas 90 panust. Ehk siis, kui sinu panustamisühik on 50 eurot, siis sa tead, et sa panustad 4500 eurot. Ja nüüd oletame, et sul on informatsioon olemas, et eeldatav tootlus selle tipsteriga on 10%. Ehk siis sa saad nagu välja arutada, et sa teenid kasumit, eeldatavat kasumit siis selle tipsteriga 450 eurot hooajas. Antud näite puhul. Ehk siis põhimõtteliselt see ongi ainus matemaatika, mida sul vaja on, et su eeldatav kasum on 450 eurot ja siis sa pead nagu hindama, kas see teenus on seda väärt. Kui see teenus maksab 400 eurot, siis võib-olla selle 50 euro pärast see ilmselt ei ole seda väärt. No ja kindlasti seal pead jätma nii-öelda sinna eksimisruumi, jah. See pluss siis eksimisruum võib-olla seal nii-öelda selle ROI pealt, et see 10% kaab optimistlik. Aga et siis see on nagu NFL-i näide. Lihtsalt arvutada. Aga see on nagu NFL-i näide lihtsalt, kus on nagu, lihtsalt esiteks seda arutada, aga NFL-i näides ongi nagu väga nagu vähe neid seasoneid, neid mänge, et siis see panusta arvu. Et reaalselt rääkides siis muidugi, kes NFL-i tipib ka kolledži jalgpalli, kus siis nii-öelda mängude arv ilmselt 2, 3 või 4 kordistub. Jah, no. Et üldiselt keegi ei tipi 90 mängu nii-öelda aastas. Eks see tipsterid ise ka ju, vähemalt need, kes on päriselt head tipsterid, nagu arvutavad läbi, et see nende küsitav raha nagu make'iks siis sensi nagu inimestele ka. Aga okei, me oleme siin plussidest rääkinud, et räägime võib-olla miinustest. Millised on nagu kõige suuremad miinused? Võib-olla jätame viimaseks selle osa, et kuidas ja kas on võimalik leida nagu nii-öelda päriselt actual tipsterid ja kui palju on seal nagu skämmimist. Jätame selle kõrvale praegu oletame, et me räägime ikkagi päris tipsterist, kes on nagu päriselt nagu hea. Mis on mingid võimalikud miinused? No ma arvan, et kui on sul legit hea tipster, kes võtab regulaarselt closing line venjud, siis nagu ikka võitvatel panustajatel lähevad kontod kinni ja sul on uusi kontosid vaja. Et see on nii-öelda, seda tuleb alati silmas pidada, kui sa nii-öelda hakkad panustama, sa mõtled, sa hakkad võitma. Et sa pead arvestama sellega, et sul on vaja kontosid teha nagu võimalikult paljudesse kohtadesse, et see ei ole nii, et sul teed ühe konto ära, et nüüd sa oled nagu set, et ma nüüd hakkan raha tegema. Et see on nii-öelda kontode tegemine ja seal nii-öelda rahade liigutamine, et see on nagu tavaline protsess, et jah, võib-olla üks asi, teine asi, et see tipster võib lõpetada igal hetkel nii-öelda tippide jagamise, sa ei pruugi oma raha tagasi saada, pluss siis sul nii-öelda tekib kohe auk, et sul ei ole nagu uut kohe võtta, et mul Andrel on ka midagi lisada. Ja, et ma ise mainiks selle ära, et kui sa leiad mingi tipsteri, kellel on nagu suurem jälgijaskond, siis see nagu läheb keeruliseks, et sa nagu saad üldse tema nagu tippidele nagu peale õige hinnaga. Et paljudel tipsteritel on nagu kombeks võtta alati nagu turu nagu parim hind, mis on nagu minu jaoks on see veits nagu selline natuke nagu alatu, et oleme reaalselt, et tegelikult nagu väga väike protsent inimesi saab seda nagu parimat hinda sealt alati. Ja kui me nüüd siin räägime nendest nii-öelda, et on nagu raske peale saada, siis seal tuleb ka nagu seda, et mis nagu contenti sa võtad nagu sellelt tipsterilt, et kui sa siin hakkad mingi, et sul on hullult hea tipster ja kõik see tema nii-öelda statistika, kõik on paigas, aga ta laksib sul siin ainult mingisuguseid side market, ütleme mingi player propse või nagu mingid selliseid nagu päris nagu nii-öelda nõrkasid turgusid, siis eriti kui on nagu suurem following seal, sa lihtsalt ei saa peale, need account'id lähevad nii kiirelt, et sa ei jõua nagu isegi pilgutada, et siin eriti mõned nagu nii-öelda pehmemad Eesti nagu Kihlu ja Konterit, sa pead seal mingi 15 okeid panust nagu tegema kuskile player propsi marketile ja sul on see account nagu juba läinud. See on nagu, sellised asjad tuleb nagu enne nagu läbi mõelda, enne kui sa siin commit'id, et sa maksad nüüd mingi paarsada eurot juba nagu nii-öelda sellel tipsterile. Jah, ma arvan, et see ongi nagu see põhiline asi, et
mis nagu inimestel, kes alustavad siukse asjaga, kus nad nagu päriselt leiavad nagu legit tipsteri, et ma võin kohe ära öelda, et kui te leiate mingi tipsteri, kes näiteks mingi, kes annab tipi välja, näiteks mingi suurel asjale NBA moneyline'ile näiteks on ju, ja kui sa saad sellele tund aega hiljem peale, siis see tipster lihtsalt ei ole legit. Sest see, kui turud ei reageeri selle tipsteri nii-öelda panustamistele, siis ta lihtsalt ei ole legit. Et isegi et me oleme ka ise siin ühe korra sükse reha otsa ostanud, võib-olla Kristjan mitte, aga ma isiklikult, kus miski tundus nagu liiga hea, et tõsi olla, et ühel inimesel oli väga suure sample size'iga nagu võitev track record, aga reaalsus oligi see, et see oli lihtsalt positiivne variatsioon tema jaoks, et tegelikkuses tuli see ajapikku välja, et see ei ole nagu tõsiselt võetav, et jah, see, mida Andre ütles, et millega arvestada, kui ta on hea tipster, siis sul sellest hetkest, kui ta nii-öelda väljastab oma panuse, jääb sul seal maksimaalselt 1 minut, et see panus nagu ära teha, et see on, ei ole nagu lihtne. Et üks näide võib-olla, et Ameerikas on üks väga kuulus tipster service RAS ehk Right Angle Sports, mida siis mitte ainult panustajad ei jälgi, vaid actually nagu enamus kihlveokontoritel on ka, nagu nad ostavad selle tipsteri teenust, et oma liine väga kiiresti liigutada, sest et neil on niivõrd head tulemused. Ja siis see RAS näiteks on ka, nad on nagu palunud oma jälgijatelt, et palun ärge Pinnacles panustage. Et kui teoreetilises maailmas, et kui keegi Pinnacles ei panustaks, et liinid püsiksid 30 sekundit kauem, minut võib-olla kauem, et nad panevad igal pool mujal, aga alati on see keegi, kes ikkagi seal Pinnacles ikkagi paneb ja nii kui me üks siin eelmine või üle-eelmine saade näitasime, mis juhtub siis, kui võite panustada, Pinnacles panustab. Liin kohe liigub, mille peale kohe turg reageerib. Ehk siis jah, antud selle Right Angle Sport, kes on üks siis maailma parimad Ameerika jalgpalli tipsterid, kollektiiv. Ongi nii, et kui nemad väljastavad tipi, siis see ongi, see on sekundite küsimus, millal kogu turg nagu liigub, et see on üsna nagu ikkagi stressirohke selles mõttes. No see Pinnacle on üldiselt ja õhuke ja nagu Oskar ütleski, et sul on ainult nagu ühte meest nagu seal vaja ja isegi kui sa saad nagu nendes pehmemates kihlveokontorites veel seda hinna kätte, siis ega need töötajaid ju täpselt samamoodi, nad lähevad sinna Pinnaclesse, vaatavad, siin on 30 senti ära liikunud kohe. Aitäh, et tulid, aga nüüd on aeg lahkuda. Ja siis üks suur viga ka, mida tehakse, on see, et kui tuleb nagu see panustamissoovitus on ju, ja ütleme, et selle panustal on mingi 5-10% edge'i on ju, siis ongi see, et nüüd liinid on ära liikunud, aga siis ikka panustatakse. Nüüd, nagu see on nagu põhiline viga on ju, et vaadatakse, okei, ta panustas, et Lakersi ja Tallase mängus tuleb täna over, aga ta tippis 214,5 ja nüüd liin on 217,5 ja siis inimesed panustavad ikka seda 217 poolt üle, reaalsuses see väärtus on sealt juba läinud, see väärtus oli selle 3 punktises. Aga okei, see on nagu need on nagu mured, kui tegemist on nagu päris tipsteriga. Reaalsuses on nagu see, et võitva tipsteriga tähendab. Reaalsus on see, et seda võitvat tipsterit on ülikeeruline leida, et maailm on, ma ütleks, et 99% rahulikult, kes esitlevad ennast tipsterina, on skämmerid. Et võib-olla siis toome mingid viise välja, kuidas skämmitakse ja kuidas neid nagu märgata. Et esimese asjana ma ütlen kohe ära, et kui sa näed Facebookis või Instagramis mingisugust äädi, kuidas mingi vend tuleb Porschega sulle ette ja viskab raha patak, ütleb, et osta meie teenust ja meil on lock-panused ja et teenin seda spordipanustamisega, siis see on täiesti kindlalt full scam. Aga võib-olla mingid, Andre, Kristjan Kiirt, mingid viise veel? Jah, erinevaid viise, kuidas nii-öelda oma track recordit feigitakse, et kas on lihtsalt kuskil mingid lihtsalt nii-öelda valesid pette pandud valesid hindadega süsteemi, erinevad tehnilised lahendused, Photoshopid, asjad, et see on nagu küllalt levinud. Andre? Ja ma ise nagu lisaks, et siin nagu sotsmeedias nagu feigitakse neid nagu panuseid, et ma olen nagu ise näinud nagu selliseid account'e, kes siin reaalsuses kõige rohkem nagu nii-öelda tava nagu gambleri jaoks või nii-öelda tava panuste jaoks need inimesed, kes sulle nagu tulevad vastu kuskil sotsiaalmeedias mingi reklaam või mingi kommuun või midagi, siis seal on nagu kiri, et meil on nagu mingid mingid kokkuleppemängud ja see on kuradi 35 ja see on nagu nii haige.
siis põhimõtteliselt ma olen nagu näinud nendes Facebooki gruppides on niimoodi, et see, kes iganes nagu seda nii-öelda gruppi haldab, ta valib mingisuguse suvalise mängu, et marketid siis võivad olla kas siis correct score ehk siis nagu nii-öelda täpne score, kas siis poolaja ja täisaja tulemus, nii-öelda marketid, kus on nagu need kihlveo nagu koefitsiendid on nagu kõrgemad. Ja siis ta teeb nagu mitu postitust täpselt selle sama mängu kohta ja ta nagu haidib need nagu postitused ära ja peale mängu ta siis nii-öelda nagu teeb nagu avalikuks ainult selle ühe ja kui sa nagu lähed sinna uue kasutajana nagu sisse, siis sa vaatad, et ahah, et see tüüp tegi nagu mingi 2 tundi enda mängu nagu lihtsalt ütles välja, et see on umbes jääb mingi 3-2 ja mingi koefitsient on mingi 21 või mis iganes. Ja niimoodi nagu sa jääd nagu õnge ja siis ongi, et kui sa juba nii-öelda see tipster saab sult selle ühekordse nagu makse kätte, siis tema jaoks on nagu see, tema jaoks sa oled juba nagu tehtud nagu äri, et sinna siis sa nagu saad, et ohah, et järgmised 25 tippi ei läinudki pihta, et mis juhtus ja järsku seda tüüpi enam pole ja siis sa nagu mõtledki, et nüüd on hullult lahe olla. No ühesõnaga, et igasugune sotsiaalmeediast ei leia endale nagu tipsterit. Kui te tahate seda teha, et siis on olemas ükseid saite, mis siis on nagu kolmandad osapooled, kes siis nagu ühendavad tipstereid ja siis panustajaid, kus nad siis nagu tipster peab panema nii-öelda dokumenteerima oma panust, siis see kolmas osapool fikseerib ära, et päriselt on selline turg ja hind nagu olnud ja siis nagu trackib nagu tulemusi. Et neid on mitte liiga palju, aga kui mõned on, võib-olla siin kiirelt ette lugedes Euroopas kõige populaarsem on blogabet.eu või .com ma praegu hea võlgu. .com on vist. Okei, blogabet.com ja Ameerikas on betstamp.com vist. Ühesõnaga panete Google'isse blogabet või betstamp. Et need on siis Euroopa ja Ameerika kõige populaarsemad kohad, mis on nagu väga usaldusväärsed, et võib-olla soovitada sealt vaadata. Ja siis seal ka, et kuidas nagu hinnata, et alati see, et keegi on võitev, ei ole nagu see kõige olulisem näitaja. Võib vabalt olla, et keegi, kes on nagu näiteks viimase 3 kuu lõikes miinuses, on tegelikult väga-väga hea nagu tipster. Et nagu me siin oleme maininud korduvalt, et kuidas seda hinnata, sa hindad, kas nad saavad closing line väljut. Kui nad saavad closing line väljut, nad on legitiimsed tipsterid, kui nad ei saa, siis... Aga sellega on muidugi ka see, et jällegi sa saad seda closing line väljut seal panustades opening line'idele asjadele, millele nagu nii-öelda su jälgijad ei saaks peale. Et see on ka jälle nagu selline asi, mida tuleb nagu nii-öelda double checkida, et kuidas on need release sajad. Et teoreetselt on võimalik nagu niimoodi nagu ka isegi nendes kolmandates osapooltes petta, et umbes, et Pinnaklesse tuleb välja, siis sa postitad selle panuse, aga ise kohe panustab Pinnakles. Ehk siis mitte keegi teine nagu seda ei saa. Liiga palju on niukest... No jah, aga see on nagu plussis, kui sa võtad näiteks mingi nagu täiesti nagu mingi pricing erroreid või nagu top price, mis on nagu täiesti out of line. Et kui sul on nagu mingi võimalus valida 50 booki seas, siis neid vigu tuleb ette, et see nagu skewb seda nii-öelda tulemusi päris palju. Aga siis võib-olla viimane... Ma lisaks ühe asja ka veel, et kui nagu nendes nii-öelda third party nagu seal nagu on need track record'id ja kõik on nagu nähtavad, siis seal on ka nagu see, et paljud nagu, isegi kui nad on nagu täiesti nagu päriselt nagu mingi hetk nad suutsid beatida või niimoodi, siis nagu paljudele meeldib nagu seda nii-öelda presenteerida nagu seda nii-öelda rekordit just endale nagu sobivas võtmes, et ma olen nagu mingi 2015. aastast on see mingi trend nagu mingi üles umbes läinud. Tegelikult on see, et viimased mingi 2 aastat tüüp on täiesti break even nagu olnud, et tema see nii-öelda edge, mis tal kunagi oli, et seda nagu enam ei ole, et tegelikult kihlveokontorid ja kogu aeg nagu sellega tehakse nagu meeletut vaeva, et need nagu hinnad nagu muutuvad tugevamaks ja siis ongi, et Ameerikas on eriti nagu populaarne mingisugused süsteemipanused, et see süsteemipanus, kus on mingisugune võõrsil meeskond läheb kuskile, kus on mingi teatud kriteeriumid, et nad on umbes võitnud mingi viimasest 5 mängust vähemalt 4 ja nad on võõrsil meeskond ja nad on kihlveo nagu kontorite arvates on nagu underdogid, siis mingid sellised nagu süsteemid ja asjad, et need on ka pigem, et kui sa vaatad nagu neid rekordid, siis kuskil nii-öelda 2010-ndate alguses võib-olla need olid nagu väga head, aga eks nagu kihlveo kontorid on nii palju nagu arenenud selle ajaga, et viimase võib-olla 2 või aasta aja jooksul see on nagu negatiivsed panused nagu kõik. Aga võib-olla lõpetuseks üks asi, mis ma veel tahan öelda, et natuke kannatus ka, et meil tuleb nagu, kui sa leiad hea panustaja,
kes saab closing line value't, kelle panustele sa saad peale, kõik muidu tundub okei, aga ütleme, tulemused ei tule kohe kiirelt. Et siis natuke kannatus ka, et meil siin täna ilmselt saame seda Oliverile ka seda kannatusest rääkida, aga hilisemas osas. Aga võib-olla näitan ühte graafikut, kus siis päris elust enesest, kus siis see on üks nagu tipster, keda meie jälgime Kristjaniga, ja siis on nagu üks inimene veel, kes teda jälgib ja siis see on nagu tema viimase 12 kuu tulemused. Ja nüüd siin ma võin öelda, et siis see kolmas inimene, et meie Kristjaniga jälgisime hooaja lõpuni ja saime sellest kasumist osa, aga see kolmas inimene siis kaotas kannatuse, kohe näitame kus, vot täpselt seal kohas kaotas see kolmas inimene kannatuse, ehk siis nagu näha selles graafikus siis jäi ta väga-väga heast sõidust ülejäänud hooaeg nagu ilma, et jällegi closing line value, kas saad peale ja kas selle tipsteri maksumus make ib sense'i nii-öelda. Ehk siis me siin päris pikalt jaurusime sellest, aga ma saan aru, et see on väga keeruline maailm, ja kui on siin nagu alustavaid spordipanustajaid, kes leiab mingi huvitav tipster, aga ei ole kindel, kas see on võib-olla scam, kas see on hea või mis iganes, julgelt kirjutage meile Betime podcast@gmail.com või Facebookis või Discordis. Julgelt anname oma nii-öelda arvamuse selle tipsteri kohta, kas tegemist on nagu tõsiselt võetava tipsteriga või mitte. Aga sai siin nüüd pikalt räägitud, et lähme räägime natukene spordisündmustest ka. Tulevased spordisündmused. Aga oleme nüüd ära jõudnud oodata selle suure sündmuse. Jälle tuleb Eesti publiku silme ette meie imeline Eesti jalgpallikoondis ja pakub meile loodetavasti või ma ei tea, mingeid emotsioone vähemalt pakub, kas siis häid või halbu. Et no ma siin jälle tulen lagedale siis panustamissoovitusega, küsin teilt mehed, et Eesti on favoriit Aserbaidžaani vastu, et ma ei tea, siin Eestil on veel mõned mehed puudu ka, tähtsad mehed, nagu ma ütleks, kaks parimat mehest, võite parandada mind, kui mitte. Et nüüd Aserbaidžaan, ma ei tea, võtame kuulmetes korra ette, et Aserbaidžaani võiduvoots on 3-4, viik välistatud 2-33 äkki ja Eesti alla ühe värava oleks 3 äkki oots. Kõik tunduvad siukselt, et võiks panustada küll. Mis sa arvad, Kristjan? Jah, no ma ise oleks arvanud, et võib-olla Eesti ei ole nii selge favoriit siin. Mõned pügalad nii-öelda kõrgem oleks Eesti koefitsienti, aga hullult ei kutsu panustama küll. Ega siin Aserbaidžaani poisid on ka enamused oma kohaliku liiga nii-öelda mängijad ja ma arvan, et see on nii-öelda 20 kraadi erinevus tulla järsku siia tuulisesse ja Tallinnasse mängima nende jaoks väga harjumatu ja arvestades, et ka sisuliselt nii-öelda edasipääs on kadunud siin alagrupis, siis ei tea, mis motivatsioon neil on, et ma arvan, et Eesti võib-olla siin peale 2 kaotust nii-öelda selle häbi kodus tahaks nagu maha pesta kindlasti. Et jah, ma siin pigem kaldun Aserbaidžaani poole, aga ei julgeks soovitada küll. Enne kui ma Andrele sõna annan, siis tegin kiirelt Googlesin Bakuus 14 kraadi vihm, et ma ei tea, vast nii hull ei ole, et ma arvan, et see Aserbaidžaani liiga, mis ta siin Eesti liigast nagu kehvem on, et ma ikka jään enda kindlaks, peab Eesti vastu panustama. Aga Andre, sa oled alati valmis Eesti koondist kaitsma, et ja ei, selles ma pigem nagu nõustun Kristjaniga, et ma arvan, et kui ma nagu eriti peale, võib-olla see on nagu see nii-öelda recency bias, nagu, et peale nende 2 täielikku nagu koslepit, mis me saime, et siis ma oleks nagu arvanud, et äkki tuleb nagu võrdsed, et nagu Eesti 2-7, Aserbaidžaan 2-7, midagi sinna nagu kanti, et 2-8, et ma nagu muidugi veits vaatasin seda aserite nagu koosseisu ka, et mingi 90% meestest on nagu koduliiga mehed, et sealt Karabahhist ja kus nad nagu on ja siis on mõned on nagu Türgis ja siis vist on mingid üksikud nagu säfatsed, kes on kuskilt mujalt, et paberil nagu
tundub suht sama nagu tugevad nagu satsid, et Eestil muidugi Karol Mets vist ei mängi, kes on siis meie kaitseliinis, kui mitte parim, siis kindlasti üks parimaid mehi. Lisaks Sappinen, kes on ka juba vigastatud. Ja Sappinen on ilmselgelt ka veel vigastatud, aga ma siin üks päev kuulasin Sokkerneti seda pikette ja mis iganes selle nimi on, et seal nagu väidetavalt räägiti just sellest, mida nagu Kristjan ka mainis, et koondise nagu see häälestatus on nagu päris positiivne, et nad nagu ise nagu vist tahavad päris palju, et aga mida see tähendab, et Eesti koondis tahab? Mis sa arvad, et nad läksid nüüd siin Belgia vastu mängima, et me ei taha? Ei, see tähendab kui seda, taset ei ole, siis nagu... See tähendab seda, et reaalsuses me mängime 5. koha peale ja ma arvan, et aserite poistel on kindlasti vähem motivatsiooni Eestis 8 kraadiga nagu 120% välja panna. Et see nagu tähendab seda lihtsalt, et ma ei ütle nagu, et kindlasti nad on nagu kehvemad või halvemad, et vähemalt eelmist nagu mängu, kui ma vaatasin nende omavahelist, siis Eesti oli esimene poolega oli selgelt parem. Et me nagu ikkagi suutsime nagu, mida me ei suuda mitte kunagi, et vastast nagu oma poolele suruda ja nagu päris nagu ilus mäng oli, aga jah, nagu me ka eelmine osa mainisime, et siis peale mingit 60. minutit on nagu poistel on toss väljas ja lihtsalt ei suuda nagu enam mängida, et ma nagu ise ka pigem on nagu see kaldun nagu aserite poole, et aga ei julgeks nagu ka soovitada, et veits on nagu, liiga nagu suvaline mäng on nagu veits, et kumbki meeskond ei mängi nagu mitte millegi peale. Selline rohkem nagu sõpruka nagu nii-öelda nagu tunne on tervel asjal. Võib-olla natuke panustamise majast kõrvale tulla, et rääkige mulle natuke võib-olla seda, et millest mina ei suuda aru saada, on see, et miks me nagu selles koondises, kui me nagu mängime mitte millegi peale või selles mõttes, mängime nagu Andre ütles 5. koha peale ja motiveerime ennast ja siis kutsume selleks 40-aastase Vassiljevi kohale, kes siin eranditult iga mäng mängib. Mis asi see on? Kas sa kujutad ette, et mingi korvpallis, et nüüd Kangur ja Talts oleksid siiamaani mänginud nagu koondises? Kui sa võtad korvpalli näitel, et me tegime selle noorenduskuuri, Kullamäe, Raiest ja Trell, kõik said 18-19 said mängida ja me saime seal Saksamaalt ühe korra, saime 50 näfaka, aga nüüd me oleme nagu juba nagu saanud nii-öelda tagasi selle eest. Emil ära käinud, mehed on nagu Kullamäe, kes on mingi 24 või mis ta on 24-aastane, tundub nagu ülikogenud koondise mängija juba. Ja samal ajal meil siin on väidetavalt igasuguseid andekaid noori jalgpallis, keda on nagu väga aeglaselt nagu peale toodud ja meil nagu ikka just see 40-aastane Vassiljev mängib. Et okei, et siin see üks teema, mida võib rääkida, et meil on see Jürjens, keda on kutsutud, aga kes pole nagu tulnud, et ma ei tea, see on vist juba omaette teema. Ma oleksin nii-öelda väga huvitatud kuulama, et mis talentidest sa räägid, kes meil koondisse ei ole kutsutud, et väga aeglaselt on toodud, et Eestil lihtsalt ei ole absoluutselt mitte mingisugust taset noortekoondist seas vastupidiselt korvpallile, kus Kullamäe ja kõik Raiest, keda sa mainisid, tõestasid ennast noorteklassides, nad olid väga tugevates välisakadeemiates nii-öelda võtmerollis oma noortetiimides, erinevalt siis jalgpalluritest, kes on nii-öelda jalgpalli mõistes suvalistest klubidest statistid. Ma olen nõus, lihtsalt ma räägin seda, mida jalgpallirahvas räägib. Ja meil on toodud osasid noori, kes ei ole ennast tõestanud koondises. Siin on saanud väga noored mängijad ka peale ja ilmselgelt näha, et ei ole seda taset. Selles, kui ma 4 aastat tagasi seda vaidlust Andrega pidasin, siis vähemalt Andre mulle väitis, et siin mingist U21 koondisest olid mingid andekad ründajad olnud, kus nad siis kadunud on? Šapalov või kes? Ei, tol ajal oli jah, nagu see oli muidugi see Šapovalov ja Jürgensi nagu teema oli nagu päris nagu nii-öelda suurt meediakajastust sai, et kord ei tahtnud Jürgens ei tahtnud koondisse tulla, sest noorte koondisse siis, et ta ei tahtnud seal äärel mängida, sest Šapovalovit eelistati, siis meie võimas president, Jalgpalliliidu president siis ütles ka välja umbes, et enam ei kutsuta ja seal on mingisugust nagu tsirkust nagu on nendega kõvasti, et see ongi nagu ajuvaba, et ma nüüd selle Jürgensi meelsust täpselt ei tea, aga et kui meil päriselt on nagu mingi andekas noor, siis nagu teeme nii, et ta saab nagu hakata nagu juba vaikselt nagu toimetama, eriti kui me räägime sellest, et me mängime mitte millegi peale. Ja ma olen nõus, mulle nagu tegelikult... Seal on üks eelnevad suhted siis nagu läinud.
ta nagu ise ütles seekord ära, et ta nagu vabandus oli nagu see, et ta tahtis nagu, ta on nagu seal Ungaris nüüd mängib nagu meestes esimest korda ja tahtis nagu keskenduda sellele, et mis on nagu selles mõttes ka, et eestlasele mitte nagu nii-öelda harjumuspärane siis, et üldiselt kõik eestlased vähemalt jalkas on nagu alati nagu kohal, et on nagu paar nagu väiksemat erandit jättes välja siin Klaavani, kes ei tahtnud nagu üldse mängida vigastuse pärast, aga üldiselt on nagu kõik kohale tulnud. Ja mis on veel jaburam, ma lugesin ju, et Klaavan kutsuti, nagu see juba ületab igasugused piirid, et Ragnar Klaavan põhimõtteliselt amatöörmängija, kutsuti taaskord koondisesse. No see on lihtsalt, see on nali ju, millest me räägime. Vasakalgseid keskkaitseid vist pole, eks ta sellepärast nagu vist kutsuti, aga jah, et eks las ta mängiks ikka üle seal mõned nagu suvalised noored, aga jah, sa nagu rääkisid meie noortest, et tegelikult midagi nagu on tulnud. No näed, see ongi see mees. Sa küsid mul, kes on see mees, kes räägib, et meil on noori jalkas peale tulemas. Ei, ma räägin ikkagi vähemusest, aga just nendele positsioonidele nagu jah, ongi seda koostjatat, et kelle sa nagu pane tasemele, et Häberli on ju ka ikkagi päris nagu avalikult välja öelnud, et tema mängitab alati parimat meeskonda. Eks tal on ju ka, et kui ta nüüd paneb... No siis on vaja siuke treener. Vabandust, ma vahele ta paneb kõik siis on vaja siuke treener välja vahetada. Meil ei ole vaja praegu sellist treenerit, kes mängib parimate meestega 5. kohale. Meil on vaja sellist meest, kes aitaks meil leida need mehed, kellega koos hakata ehitama nüüd uut koondist. Mitte, et meil 40-aastane Vassiljev siin punnitab, et me jääksime grupis 5. Meil ongi vaja sellist treenerit. Ma ütlen sulle, et need noored, keda sa praegu paneksid sinna suure tõenäosusega ei ole niikuinii koondises 5 aasta pärast. Aga keegi peab seal koondises 5 aasta pärast olema. See ei ole 45-aastane Vassiljev ja 38-aastane Senjov. Siis on seal need mehed, kes on praegu koondises. Seal on Miller, Käit, Poom, samad mehed. Ja siis on võib-olla tuleb, et okei. Ja siis tulevad need mehed 5 aasta pärast, kui võib-olla sinna pingi otsa peale kogu. Et nagu sealt ei ole, kui sul ei ole nagu sa ei saa minna valikmängu kaotama. Esiteks on rankingu punktid ja nii edasi, et seal on jah, ja ma ei tea ka, kus see nüüd oleks nii palju parem, et kui me paneks nüüd kõik noored peale ja siis saaks mingi Aserbaidžaanilt mingi 4-0 ja siis terve jalgpalliliit, ma mäletan nendele, kui Reim sai siin neid kolakaid järjest, siis istusid seal kõik Ooper, Poom ja Reim ja kõik istusid järjest ja siis räägiti ikka, et ei, mis teha vaata umbes, et kas see nüüd oli parem nagu, et nagu paratama. Suurt vahet nagu ei ole. Ei see eksperiment kestaks ühe mänguga tappa saad ja üks siin Belgiale kaotada, teine siin Aserbaidžaanile kaotada. Ja siis meedia lõhuks täiesti ära, publik lõhuks nad täiesti ära ja siis me kõik jälle mõtleme, et kas see oli nagu väärt seda. Tase on kehv, see on reaalsus, aga mis teha? Võib-olla hästi kiirelt veel see Jürgensi teema, tõesti kiirelt, et siin on nagu mingid kõlakad olnud, et nagu siin on küsimus on nagu rahvuslikus meelsuses, et Andre, sa oled võib-olla rohkem nende juttudega kursis, et on seal tõepõhi all või mitte? No ma ei ole, ta vist ei ole kunagi ise seda nagu või kommenteerinud mitte kunagi, et ma nagu ei taha nagu mehele nagu hakata mingit etteheiteid tegema, aga ja võib-olla lihtsalt ongi, et seal on nagu Jalgpalliliidu kõrgemate inimestega nagu nii-öelda suusad ristis ja ei ole nagu mingitele kokkulepetele saanud, aga väidetavalt on vist ta nagu mõelnud nagu sellele. Ma mäletan siin, kui ta mängis seal Itaalia noorteliigas. Sellele sa siis viitad Venemaa, et mõelnud sellele, et esindada Venemaa koondist? Ja, et nagu sinna nagu sellele üleminekul, et väidetavalt, kui ta siin mängis Itaalias nagu siis tal kui ta nagu alustas seda karjääri seal, siis tal nagu oli see perenimi nagu Jürgens, aga siis mingi hetk nagu see Ü-müüti nii-öelda vahetati nagu Y-ku peale, et just nagu sellest võib-olla Eesti nagu sellest nii-öelda tähest nagu lahti saada. Et eks see nagu, see on kõik spekulatsioon, eks ta, ma nagu ei oska öelda, mis ta nagu arvab, aga jah, ma nagu pigem arvan, et ta mingi hetk nagu kindlasti on nagu mõelnud sellele, et meie ju praegused superstaarid, Frank Liivak isegi mõtles Hollandi koondise esindamisele, et see on ikkagi... Läheb lappama ära. Läheb lappama ära. Lähme ma arvan nüüd jalgpallist edasi, kui me siin jõudsime juba sinna, et Frank Liivak võiks Hollandi koondist esindada. Ma tean, et see oli päriselt tema välja öeldud asi. Aga lähme äkki Euroliiga peale, et... jah, siin eelmine nädal mul oli Real Madridi spreed Baskonia vastu. Real Madrid küll võitis, ära ei tulnud, mis teha. Nüüd ma vaatan jälle uus nädal, jälle Real Madrid.
käisin natuke liikunud 1-9, kusagil on võimalik isegi 2 sootsiga leida FS-i vastu, jälle tahaks panustada. Muidugi võib-olla sellest konkreetsest FS-i ja Real Madridi mängust ärme pikalt peatu, kuna see on selleks ajaks läbi, kui saade eetrist läheb. Aga võib-olla siis, kui juba Reali mängu tõin, siis õiendame kiirelt selle asjaga ära, et siin mul on jälle postkast täis, kuna Real Madrid siis võitis sõprusmängus Luka Doncic'i Madridi naasmismängus Dallas Mavericksi. Ja juba on postkast täis, vähemalt 4 inimest kirjutas mulle enda meelest üligeniaalse lause, et World Champions of what, refereerides siis sprinteri väljaütlemisele. Et nüüd siin selle korvpalli MM-i raames ja siis selle Real Madridi nüüd sõprusmängu võidu raames on jälle hakanud see jutt jälle keema, kuidas, et Euroopas ikka mängitakse õiget korvpalli ja NBA on nagu nali, et ma annan sulle, Kristjan, kohe sõna, mida sa sellest arvad. Ma ise võtan nagu lühidalt kokku, miks siis inimesed justkui mulle väga palju seda kirjutavad, on sellepärast, et ma nagu alati väljendan seda, et midagi sellist väita on täiesti nagu jabur, et nagu NBA nagu on täiesti teine tase kui Euroliiga. Kõik Euroliiga parimad mängijad lähevad NBA-sse ja Euroliiga saab vastu siis mängijad, kes NBA-sse ei mahu. Ehk see on lihtsalt nagu mängudünaamika on natukene teine ja sellest see võib-olla vahel näeb nagu sükene välja. Aga sellega ma olen nagu nõus, et see taseme vahe on nagu ühtlustunud. Et ta nagu väiksem. No ma ei ole nõus jah, et siin Euroliiga parimad mehed tingimata läheksid NBA-sse ja siis NBA-st välja praagitud mehed nii-öelda osad ma kindlasti... No erandeid kindlasti on. Ja seal on, ma arvan, arvestatav osa mängid, kes eelistavad lihtsalt olla Euroliigas tipus, kui NBA-s olla kuskil seal 10-15 mees. Et sa oled siis see mees, kes ütlebki, et Euroopas mängis õige korvpalli ja NBA-s on tsirkus? Kindlasti mitte, sa ära parem mulle sõnu suhu, et no ma ei tea, ma ise nagu arvan, et see taseme vähe tuleb eelkõige seal nii-öelda tippmängijate seas välja, et seal võib-olla meeskonna 1-3 parimat mängijat, et see keskmine tase nagu seal võib-olla NBA nii-öelda, ütleme, 5 starter võib-olla ei ole, nagu ma arvan, oluliselt parem kui Euroliiga nii-öelda parimad mängijad, aga just see vahe tuleb selle vahest, et Tallasel on siis nii-öelda 2 superstaari, Doncic ja Irving, et nagu sealt, nende nii-öelda see kvaliteet, nende nii-öelda mänguoskus nagu, see korvpallis on sellise mängija nagu patsil viibimine on nii nagu massiivne, et ta nagu tekitab teistele mängijatele vabu viskeid ja täiesti nagu, see mängupilt täiesti muutub, ehk siis kui nemad nagu ei mängi, siis see on täiesti teine võistkond ja kui siin Real Madridi mängust rääkida, siis ju Irving ei mänginud üldse, eks ole, et ta nagu NBA-s on praegu täiesti nagu hooajalne periood, et siin on mitu nädalat, 2 nädalat aega veel hooajalne ja Luka mängis just 5 minutit äkki. Ja seda ka ainult selleks, et rahvale lehvitada. Ja pani sellega 3-3-st, et kui ta oleks mänginud 30 minutit, siis ta oleks umbes 23-st visanud selles mängus, et see oli nali, kui... See on võimas matemaatika. No see on... Matemaatika vahel. No mees oli sellises tempos, mis ma oskan öelda. Võib-olla oleks isegi tempot juurde pannud. Aga nagu... Oskar, see on see sinu per 36 ju. See on sinu statistika. Ei, aus. Et ja no seda konkreetset mängu ma nii palju väga ei hinda. No see on statistikast on näha. Aga ma arvan, et Euroopa korvpall on nagu, või maailma korvpall siis üleüldse on nagu NBA-le jõudnud ikkagi nagu kõvasti lähemale, aga lihtsalt nad ei suuda ikkagi endiselt meelitada seda nii-öelda top echeloni, sest seal on see palgakäärid palju suuremad. Et NBA-s on ka need käärid läinud väga suureks nagu staarmängijate ja rollimängijate vahel. Et seal ongi sul see palgafond nii-öelda läheb sul seal 90% läheb sul seal juba 4 mänge peale enamus tiimides, et paraku niimoodi see on. Ja siis ma arvan, et see nii-öelda väljendub ka mängijate tasemetes, et see 5-15 mees NBA-s võib-olla ongi siin parimad Euroliiga mängijad suudaks selle välja mängida. Plus on nagu mängijate tüpaaž ka, et kui sa näiteks oled siuke mees, kes suudab ainult jalad maas 3 visata, aga väga hea kaitses on ju, siis sa nagu NBA mängu sobitudki palju paremini versus Euroliiga mängu, kus see plats on kitsam, sul ei teki neid nagu, plus mängijad on individuaalselt kehvemad ja sul ei teki niisugused vabu viskekohti nii palju on ju. Plus siis nagu teine asi ongi see, et kui siin nagu paljud ütlevad, et seal Euroopas mängitakse taktikalist mängu, et küll söödetakse ja tehakse asja, ja et NBA on nagu lihtsalt, et staar võtab palli ja põrgatab jalga vahelt ja teeb rumalaid viskeid, siis nagu see on nagu bullshit. Et ma väidaks, et NBA-s see taktika, kui detailidesse minnakse, on oluliselt detailsem kui Euroopas. Võib-olla mitte oluliselt Euroopa on järgi tulnud, aga üldiselt Euroopa käib ikkagi NBA kannul seal. Et see kui nagu detaili täpsusega kõik asjad välja arvutatakse, mis on kõige efektiivsem. Seda tehakse NBA-s. Küsimus on lihtsalt selles, et
kui see matemaatika ütleb, et Prime Hardeni kõige efektiivsem viis rünnata on see, kui Prime Harden teeb 1-1 või pick and roll, on ju. Versus siis Euroopas, kus mängijad ei suuda 1-1 oma kaitseid üle mängida, sellepärast tulebki taktikaliselt mängida, sest et individuaalne tase on lihtsalt niivõrd palju madalam. Ja teine asi, ma kohe annan sulle sõna, teine asi, kus räägitakse, et Euroopas mängitakse kaitset, blablabla, jällegi sama. Lihtsam on Euroopas kaitset mängida, kui su individuaalsed ründemängijad on kehvemad. Ma toon Milos Teodosic'i näite kogu aeg. Milos Teodosic oli Euroopas superstar, ta sai platsil hoida. NBA-s ainuke põhjus, küsimus ei olnud ründes. Ainuke põhjus, miks seda meest ei olnud võimalik mitte kunagi platsile panna, oli sellepärast, et ta ei suutnud 1-1 mitte ühtegi mängijat kaitsta. Polnud mängijad, keda ta suutis 1-1 katta NBA-s. Vabandust, ma tõmbasin käima. Kristjan. No ei, ma mingi enam-vähem olen nõus, aga no eks sa saad aru, et see NBA mäng tegelikult on nagu siin mingid perioodid mingitel tiimidel väga üksluiseks läinud. Et mängitakse seda kõrget pick and rolli, staarmänge teeb siis otsuseid seal pick and rollist kogu aeg, et kõik tiimid kopivad seda 11, nagu päris siuke nagu üksluine mäng on ka. Aga sa spordipanustajal saad aru, et kui matemaatika back up'ib seda... Aga ma ei pane nagu otseselt pahaks neile selles mõttes, et efektiivsuse mõttes, et nagu korvpalli mõttes nad viskaksid Euroliiga tiimidele selle rõnga palju täis, et ma ei nagu selles mõttes ma olen suga laias vastus nõus, aga ma saan ka Euroliiga fännidest aru, et see korvpall ei teatud inimesele või mis iganes, see ei ole nagu atraktiivne võibolla. Ja sellest ma ei ole kunagi nagu vastu, kui keegi inimene ütleb, et mulle isiklikult meeldib Euroliiga korvpalli palju rohkem vaadata, sest see on fine. Aga siis, kui hakkavad tulema argumendid umbes, et see üks on päris korvpall ja teine ei ole, see on nagu umbes sama, kui ma väidaks, et naiste korvpall on päris korvpall. Kas te olete näinud, et seal mingi suur naine paneks pealt ja jookseks teistes kiiremini? Ei, kõike tuleb mõistusega teha. Et vaadake, naiste korvpall, see on õige korvpall ja meeste korvpall, see on tsirkus. No see on ju samaväärne argument. Fundamentaalne. Siin on ju isegi meie ju korvpallilegendid ju isegi seda välja öelnud, et siis Doncic'i näitel eriti, et Gert Kullamäe ja Gert Kullamäe, et tule sealt ära mängi lolli seal Ameerikas ja tule Euroopasse. Korra ma tahan sellele vastu öelda, et ma arvan, et see on nagu Eestis vähemalt on selle probleemi nagu juur. Et ongi siuksed inimesed nagu Gert Kullamäed, isegi Siim Raudla oma saates, et inimesed, kes ei jälgi NBA-d, kes nagu jälgivad ainult Euroliigat, sellepärast nad elavad Euroopas, ma ei pane neile seda pahaks, hakkavad nagu siukest iba ajama suust välja vaata. Siis see tekitabki, inimesed ju vaatavad neid podcast'e ja siis neil tekibki see arvamus ja nii see levibki. Ja põhimõtteliselt nagu rumalus levib. Tahtsid sa midagi? Ma ei mäleta. Ma tõstan küsimuse, et Euroliiga parim meeskond, mis te arvaksite, mitu võitu nad saaksid NBA regular seasonil 82 mänguga? Kui te peaksite liini panema. Ma ütleme esiteks, Euroliiga on juba väga ühtlane, et võtame mingi võite või jah? No ma 18. Ma võtan over 18. No kus sa liini paneks? 23,5. Võtaks under. Aga no ütleme siis see kuldne keste on kuskil 20 võrras. Aga see on muidugi nagu see erinev. Praegu me paneme nagu Euroliiga satsi, parima Euroliiga satsi NBA-sse, aga selles ma tunnistan, et kui sa võtad näiteks kõige kehvema NBA tiimi ja paned Euroliigasse, seal võib-olla nad ilmselt ei oleks favoriidid. Nad ei võidaks. Et selles mõttes nagu... Ilmselt, jah. Aga see on see, et sa paned nad nagu Euroopa siia süsteemi, mingid noored, üldiselt NBA nõrgim tiim on mingid noored kolledžist tulnud nagu mehed. Aga okei, me nüüd jäime siia väga pikalt, et räägime võib-olla siis reedestest Euroliiga mängudest, mida sa tahtsid veel midagi öelda? Ei taha. Või sa lihtsalt naudid seda, kuidas ma käima tõmbasin ennast? Ei, ma lihtsalt mõelesin selle peale, et meil läks omajagu aega, et ei tulnuks selle peale. Aga vaatame, kas meil on midagi nagu reedestest mängudest, kui sa alla kerid, meeldib ka, et mulle endale, ma pole veel seda panust teinud, aga ma täitsa kaaluks Valencia kodus 2-15, minust kuskil oli veel 2-2 saada. Koduvõistkond, underdog, alati tekitab Euroliigas, kus me räägime kogu aeg, et on väga ühtlane liiga, tekitab isu panustada, pluss siis Valencia tuleb ACB liigast 3 järjestikuse võidu pealt. Euroliigas viimati võitsid Monacot kodus, lasid Monacol visata 65 punkti. Samal ajal Fenerbahce oli raskustes, said lisavõidu Milano vastu, ja koduses liigas, kui ma ei eksi, nad kaotsid Pinarile viimane mäng. Et kuidagi nagu siin just kui kutsub Valencia panustama, ma veel oma täpsema analüüsi kavatsen üle teha,
mis sa sellest, Kristjan, arvad ja kas sul on endal ka mingeid arvamusi? Ma kindlasti näen juba siin Olümpiakos on kindlasti juba näen su silmi sinna vaatamas. Jah, Valencia, ma ise nende seda Monaco mängu vaadates oled kindlasti tulemusest väga impressed, kuna sinu arvates on Monaco maailma üks parimaid tiime. Et selles mõttes selle pealt sa võid julgelt Valenciat panustada. Ma ise nende koosseisu vaadates ei julge nagu eeldada, et nad oleksid Fenerbahcest hetkel tugevamad. Aga jah, mulle meeldis siin võib-olla natukene siin Barcelona vastu ja Olümpiakose poolt, et eelmises saates ma natukene Olümpiakos nii-öelda käsitlesin, et seal Milutinov ja Walkup on nagu minu arust üks Euroopa võib-olla kõige tugevamaid nii-öelda point guard tsentri tuuasid ja lisaks sellele neil on ka nii-öelda see süsteem tundub väga hästi paigas, et neil väga ilusad korvpalli mängivad, nii-öelda väga euroopalikku söödumängu. Eelmine aasta Vesenkov sai seal nii-öelda MVP-ks, kuigi ta on mängija, kes ei põrgata palli, eks ole. Ta lihtsalt nii-öelda selle nii-öelda liikumiste pealt, et kõik mängijad loevad hästi mängu ja et nad tekitavad nagu päris häid viskeid sinna, et mulle nagu nende mäng siin Panathinaikose vastu ka meeldis, mis tegelikult küll tuli alles lisaajal neile, et olid siin viimasel veerandal isegi kaotusseisus. Et jah, aga Barcelona nagu siis tegi ju suvel nii-öelda täielikud ümberkorraldused, eelarvet on nad kõvasti vähendanud. Jassikevitsus saadeti minema, kes nüüd läks siis NBA-sse õppima, õpipoisiks. Sinna ta kindlasti sobib kõigi peale karjuma. Ei, ta läks ju sinna nii-öelda jälgima vist, kui ma eksin Detroit, ei. Ma praegu... Minust läks Detroiti äkki. Võimalik. Aga ma tõin lihtsalt selle näite, et Jassikevitsust on NBA-ga nagu varem ka seostatud. Et seda on üsna raske näha, kuidas Jassikevitsuse stiil NBA-sse nagu sobiks just nagu inimstiil. Aga jah, jätkub. Aga tead, Barcelona nagu, ma ei ole küll mänge ise veel vaadanud, aga tulemustest nagu ei tundu, et neil see nii-öelda praktiliselt nii-öelda uus tiim siis ei ole nagu veel ühte sulandunud, et see on liiga nii-öelda kõige viimast võistkonda, kes on 4 kaotust saanud. Valenciat nad võitsid lisaajal 1 punktiga. Viimati kodus võitsid Andorrat, kes tuli ka, kui ma ei eksi esiajast, et võitsid kodus 4 punktiga, et kuidagi väga raskelt on neil tulnud see ja kui ma ise nagu subjektiivselt hindan, siis mulle... Ja Realil on ka jõudnud kadata juba. Ja Reali käest nad said kindlalt sisse ka, et tulemused ei ole olnud need ja kui ma isiklikult subjektiivselt vaatan koosseisus, siis ma ise arvan, et nad nii-öelda Euroliiga Final Fourile ei mängi ka, et kui siin võõrsil nii-öelda võrdne ootus Olümpiakosega, siis on minu silmis nii-öelda Final Fouri meeskond, siis ma näen siin Olümpiakos kõigist väärtust küll. Jah, ma lahes aastas pean nagu nõustuma, et siin kõige, mis sa nagu ütlesid, et tundub suhteliselt hea panuse koht ja ilmselt võtan ise ka. Aga võib-olla siis, et Andre ka saaks rääkida, et Andre Euroliigat jälgi, et siis võib-olla lähme mingi asja juurde, mida Andre jälgib, et ma arvan, et Andre kindlasti meeldib siuke YouTube'i boks, et seda tüüpi inimene. Et meil on siin üks YouTube'i boksi sündmus tulemas. KSI versus Tommy Fury. No räägi, Andre, meile siis sellest sündmusest. Et kui me siin päris sportidest räägime, siis ilmselgelt influencer boxing, suunamudjate boksimine on see, mida peab nagu üle käima. Et kindlasti on, valisime just sellise teema, et võib-olla see nagu kõnetab nagu rohkemaid inimesi, et kuna nad on just väga, kes siis on Love Islandit vaadanud ja kes siis on kunagi KSI mingisuguseid gaming videosid nagu vaadanud, et üldiselt ma nagu ei jälgi nagu liiga palju neid nii-öelda boksi influencer boksinguid, aga ma olin nagu vaadanud Tommy Fury ja Jake Pauli nagu eelmist fighti, kes siis Jake Paul on ka selles maailmas üks nimekam tegelane ja Tommy Fury nagu ta küll võitis nagu split decisioni seal, aga see nagu oli väga ühepoolne nagu nii-öelda boksi matš minu silmis ikkagi, et Tommy Fury nagu, ta nagu vähemalt meenutab mulle nagu päris nagu boksjat, et ja kes ei tea, siis ta on siis nii-öelda päris Fury või siis maailma parima boksija vend, et tuleb ka siis Tyson Fury, kes on siis jah, raske kaalu, ma ei tea, mis tiitlit tal seal täpselt on, see boksimaailmas on, neid tiitleid on natuke palju, aga tema nagu noorem vend ja eluaeg on boksinud ja ikkagi
kuigi nagu ma ütlesin, et see oli split decision, siis see tegelikult oli nagu väga nagu ühepoolne, et seal ei olnud nagu varianti Jake Paulile ja kui ma niimoodi vaatan neid ootse siin, siis mulle tundub nagu päris nagu müstiline, et miks seal nagu 1.32 on see oot siis, et ta nagu võidab. Et üks asi, mis on, et see on nagu 6 raundi ainult, et aeg on ilmselgelt vähem, aga ma oleks nagu väga üllatunud, kui ta võidaks isegi 1 raundi, kui KSI võidaks siis 1 raundi, et see on nagu tehnika vahe ja kõik see peaks olema nagu nii märkimisväärne ja kui ma ei eksi, siis Tommy Fury peaks olema ka nagu vähemalt ringis, ta peaks olema nagu suurem mees ka, et mulle nagu endale tundub see mulle nagu tema need nagu KO asjad võib-olla nagu ei meeldi, et ta nagu on väga selline tehniline boks ja palju nagu jab ja et ta ma just tahtsingi nagu küsida, et kui see 1.32 on väärtus, kas nagu mingi muult turult nagu natukene nagu seksikamat oot siis nagu ei leia? Ja ma nagu, kui ma seda Jake Pauli nagu fighti vaatasin, mulle nagu kordagi ei tundunud, et nagu ta oleks nagu olnud lähedal, et Jake Paul siis knockouteerida, et tal võib-olla seda nagu sellist knockout powerit lihtsalt ei ole, aga tehniliselt nagu ta nagu palju jab ja ta võidab nagu punkte, ta võidab raunde, et võib-olla Tommy Fury punktidega tundub mulle nagu päris 2,8. Ja, et see nagu tundub päris nagu okei panus, et kui keegi peaks tahtma jälgida seda suursündmust, see peaks olema see laupäev siis et see nagu tundub mulle endale okei. Esiteks natukene paned hammed krigistama, et me siin spordisaate analüüsis mainime seda Jake Pauli kogu aeg, et minu jaoks ikka korralik tilu-lilu, aga väärtus on väärtus. Kristjan, kas saad nõus selle väärtusega? Kindlasti. Minu arust siiamaani on alati need nii-öelda mittepoksijaid nagu natukene üle hinnatud. Ma ei tea, kas neil on selline tugev fänniarmee või mis põhjusel see on, aga nagu mingit sükest ma ise nagu, kui üks mees on ikkagi tegelenud boksiga nii pikalt, siis peaks olema nagu tugevam eelis. Aga sa Tommy Fury pead siis nagu päris boksijaks? Minu jaoks Tommy Fury, mina vaatasin seda Lava Islandi... Ta ei ole päris boksija. Ma lihtsalt ütlesin, et ta on boksiga tegelenud, et see aastate pikkune nagu treening on lihtsalt, ma arvan, eelis ikkagi. Aga okei. Nii palju siis spordisündmustest sel nädalal. Võtame siis siia istuma nüüd ühe mehe, kes hakkab meile kõvasti puid alla panema. Praktiline panustamine. Siin me siis nüüd oleme. No tere, härrad. Hakkame rääkima variatsioonist. Jaa, hakkame rääkima variatsioonist. Eelmine nädal käisime Kuulbetis panustamas. Panime 2 sotti sisse. Võtsin kõigilt teilt teie soovitused vastu ja tulime tagasi 0 euroga. Palju õnne, daamid ja härrad, palju õnne, peamiselt härrad. Teist korda 0 ring viimase 3 nädala jooksul. Jaa, uhke iseenesest. Ma mäletan, et kui ma Chelsea peale panin, siis isegi eelmine hooaeg läks sellega nagu paremini kui siin teid kuulates. Mõtle selle peale, et kui Oliver oleks nagu feidinud 2 korda ja teinud kombo, siis oleks mees nagu rikas mees terve aeg kasumas. No, pole veel piisavalt tark selle. No me enesekaitses ikka me lubame sulle, et see on variatsioon. Ja tegelikult me siin ikkagi ju closing line väärtust mitte kõikidega, aga enamasti nende panustega oleme saanud, et võib-olla Kristjan nagu, lase Kristjan korra arvutis seda näitab ka sulle. No, mis ma siin, okei. Jaa, siin see, mina panin veel Pita eelmine nädal Kivitsi vastu 2,4-ga saime. Jaa, väga hästi tehtud. No nagu me näeme siin, siis keskmine nii-öelda closing line oli 2,21, et see on selline nii-öelda, kui sa võtad, et see 2,21 võiks olla nii-öelda täpne hinnang sellele võidu tõenäosusele, siis me saime umbes nii-öelda 8% edge, et ma pigem olen nagu rahul selle betiga. Fight ise oli küll 30-27, aga kõik need roundid olid tegelikult väga tasavägised ja nagu, no ma olin väga üllatunud, et see 30-27 oli, kuna üks round oli minu arust kindlalt Belbita oma esimene round, aga jah, no samas selles mõttes, et ei saa öelda, et oleks nüüd võit nüüd lähedal olnud, aga ega need MMA kohtunikud vahest annavad ka ja seal naistes nii-öelda need underdogid on päris head, et kuulaks nagu mingisugust Eesti jalgpalli foorumit peale mängu, mis on kaotatud. No ega see kohtunik ka meie oma ei olnud ja ilm oli ka tol ajal nagu tegelikult meie kahjuks.
ja sinna need 50 panused kadusid. No lähme edasi. Aga vaatame parem tulevikku. Vaatame tulevikku ja tulevikus on Bruunid Clevelandist ja 49 San Franciscost. Mis te oskate rääkida, härrad? Ja me oskame võib-olla nii palju rääkida, et meile siin meeldib San Francisco üldiselt, et siin Bruunide Sul on Bruunide vastu midagi? Mul Bruunide vastu midagi ei ole, aga Bruunidel on Bruunide staarmängija Deshaun Watson on siis questionable, ehk siis väga suure tõenäosusega praeguse info kohaselt ta ei mängi. Kui see uudis tuleb, siis natukene saame siin seda closing line väärtust, mida me siin räägime, et pakub väärtust. Tegelikult see muidugi natuke on juba sissearvestus, et see tuli välja -4,5 ja et ta on nüüd liikunud 6,5 peale, aga meie hinnang on, et see -6,5 siis Schoolbetis on hind 1,84 ja et see on isegi natuke kõrgem näiteks kui Pinnakis, mitte oluliselt. Aga üldiselt see koht meile nagu meeldib, et San Francisco on väga nagu võimsa mulje jätnud siin viimasel ajal, et tõesti näitavad väga head minekut, et ma arvan, et siin sõbrad mõlevad on ka nagu nõus, et soovitame panustada. Ei no siis teeme ära, selles mõttes ma olen alati siin uskunud ja alati sellega on läinud väga hästi seni, nii et jätkame selles vaimus. Niisiis, aga mitte ainult ei hakata siin loopima mingisugust munalaadset eset, vaid hakatakse ka peksma üksteist. Kas nii on? Ma proovin siin uuesti siis MMA-d, et Chaires Lacerda de Silva vastu fight, mis kui ma ei eksi, toimus 3 nädalat tagasi. Chaires oli siis kägistusvõttes nii-öelda selle Lacerda vastu, et ja päris, see oli umbes 20 sekundit päris pikalt nagu. Ja siis see Lacerda küll nii-öelda siis ei täppinud, ehk siis jäänud alla nagu aga kohtunik nagu otsustas fighti lõpetada, kuna tal see nii-öelda käsi nagu vajus kuidagi nagu ära, nagu ta ei kontrolliks seda. Ja siis, aga tegelikult siis, kui ta nii-öelda lõpetas selle fighti ära, siis sai kohe aru, et see tegelikult ta ei olnudki nagu teaduseta, vaid ta lihtsalt nagu kontrollis tegelikult nagu oma hingamist. Ja kõik oli nagu kontrolli all, et siis nii-öelda see fight lõpetati ära ja see nagu tulemusteks tühistamisele, kuna tegelikult seda fighti poleks pidanud lõpetama. Ja siis nad fightivad nüüd uuesti. Mees, kes siis oleks ääre pealt kaotanud, ma panustan tema peale. Ta on nagu põhimõtteliselt on olnud selles kohas, kus paari sekundi pärast oleks kaotanud, aga... Täpselt, Kuule, õpitakse vigadest. Jah, esiteks. Aga jah, see hind on nagu minu arust liiga paigast ära ja selle fighti järgi nagu veits nagu on ta nii-öelda hind võrreldes selle eelmise fightiga isegi tõusnud. Aga jah, üleüldiselt jah, selle Lacerda de Silva ta on küll UFC-s ainult kaotanud, siimaani. Aga vigadest õpitakse. Aga ta on sisuliselt alati olnud väga lähedal ise vastaste lõpetamisel ja ta on nagu nii-öelda püütud siis kiiresti lõpetada ja nii-öelda ennast tühjaks peksnud. Et kui ta oleks nagu nendes fightides natuke targemalt käitunud, siis tal tegelikult on nagu oskused olemas nagu nii maas kui püstivõitluses, et ma loodan, et ta nagu noore fighterina on õppinud oma vigadest, et tal tegelikult see tase on olemas, aga tal on nagu sinna mänguplaani ja nii-öelda mõistuse vahele jäänud need nii-öelda tulemused, et see 3,6 on hea minu arust siin. Me panustame peamiselt siis, et see risk on seal peamiselt tema mõistuse ja mänguplaani taga. Kindlalt, jah. Aga jah, selle hinna juures ma olen valmis võtma selle riski. No siis võtame, siis lähme ja teeme selle riski ära. Ja lisaks kõigele läheb ka natukene Euroliiga kossu, nagu ma olen aru saanud, ja meil on loomulikult ekspert ka kuskil Bulgaarias sellega teematsemas, on ju. Ma arvan, et Euroliiga kossu siin sul küll Oliver lappab, et parem. Ei no ok. Parem, see Andrel ikkagi ka on mingisugust kaklusasja. No võtame veel kaklust. Millist kaklust me tahame leida siit? Millist kaklust sa tahad leida? Jussuf Barbosa vastu, seal on 1,62, et see on selles, mulle meeldib Sodiq Jussuf selles vastasseisus, et siin on täiesti, Edson on 37-aastane, pigem nagu, või noh, mitte pigem, aga on nagu, ütleme oma karjääri nagu täitsa lõpupoolel juba väga nagu ilmselgelt
edukas karjäär on tal UFC-s olnud, aga Yusuf on siis päris nagu võimas, küll 30-aastane juba, aga pigem on nagu ikkagi selline oma täiesti nagu piiki nagu lähenemas. Ja mina nagu näen siin, et Yusuf nagu suudab seda fighti kontrollida. Ma pigem arvan, et see nagu fight läheb nagu siis punktidele, et selline nii-öelda stiilide poolest on nagu selline, et võib-olla Yusuf nagu peab nagu proovib maha fighti viia, siis kontrollib ja teeb nagu damage'id sealt ja see 1.62 on ka turu parim nagu hind, et mulle nagu meeldib see panus siin ja siis kuna Kristjan siin pani Lacerda kõrge otsiga, siis ma lähen kindla peale ja võtan 1.62, et nüüd lõpuks rahad koju tuua. Aga pane siis nii nagu Andre ütles, et ma arvan, et Oliver on kindlasti tänulik ka, et kõik ei ole siis nii suured riskid, et natuke saad kindel mani. Ta ütles, ta läheb kindla peale. Ei no ilus on näha, et kui nagu järjest tulevad nullid, siis keegi mõtleb, et läheks nagu madalama kohvi peale ühe korra ka elus. Et siis saaks vähemalt järgmine kord öelda, et võib-olla päris nulli ei jäänud. Aga davai, lähme siis Yusufi peale. 81 eurot on ka mingi 2 sõidutundi vähemalt, nii et kõik on nagu selles mõttes timm. Aga kuidas kombo jääb, poisid? No teeme ikka, ma arvan, teeme ikka. Ükskord see variatsioon. Me oleme nii suures kaotuses, siin on palju komboga pääsanud. Ja selles mõttes, et kui siin nagu ootus jääb liiga väikseks, et siin mul oleks siin isegi midagi nagu juurde ka panna nagu vaja. Saame arutada. Et paneme selle San Francisco, ärme midagi hajuta, paneme siin laks kohe ära. Mis see ootus tuleb? See on 10,7. On piisav või? Ei. Paneme juurde, mul on üks, Coolbetil küll siin ei ole neid nädalavahetuse kossumänge veel väljas, aga Chelsea sa arvad. Arsenal omavahel. Andre, mis sa arvad? Siin võiks nagu Andre vastu mängida. See on täiesti üle järgmine nädalavahet selles. Aga jah, selle mängu on nii palju aega, et ärme seda siis pane. Ja seda saame järgmine nädal vaielda, et kumb jääb peale. No ma arvan, et siin ei ole veel suurt küsimus. Pane Eesti kossu peale korraks. Eesti kossu peale korraks. Estlat. Et Coolbetil küll siin millegi pärast ei ole veel jõudnud välja tulla, aga eks nad ilmselt tulevad, aga praegu siis võtame lihtsalt seda, mis on, et VEF Riia 1.35, et safest panus su elus. Jah, et tahaksin tegelikult spreedi, et selle Moneyline'i spreed oleks kuskil siis 7,5. Ma ise arvan, et see õiglane spreed on seal kuskil 10,5, et siin on nagu ruumi. Pluss ma olen täiesti veendunud, et selle VEF-iga closing line väärtuse taha asi ei jää. Et seda saab ka, et paneme siis lihtsalt juurde, et saaks ikkagi kombo otsi mahlasemaks. Et saaks ikka 7 sotti, ei peaks siin nagu vaene inimene olema. No et ikka nagu autokooli sinna fondi natuke midagi ikka nagu tuleks. No oleks mõistlik ja arvestades, kui palju ma olen seda juba lootnud teilt saada, siis nüüd on küll aeg see lõpuks ka kätte saada, ma arvan. Nii et davai, Coolbetis läks siis 50 kombo ka. 14,49 sükese koefiga. Võtame sealt 7 sotti, kui teised asjad tahavad niikuinii pihta. Mingit tonni ikka saame äkki see nädal. No kokku tonn. Põhimõtteliselt oleks okei. Nüüd tuleb. Kas on nagu lõpuks aegse variatsioon õigele poole ka tuua? No kunagi see peab juhtuma. Kunagi see peab juhtuma. No loodame, et siis seekord ja davai tehke siis oma mingi Paavo jutt edasi ja tšauki. Panustaja Paavo. Nii, aga kui me siin tulime negatiivsetel nootidel Oliveriga Coolbetist, siis ega Paavol ka siin midagi väga positiivset ei ole, et viimase 3 nädala jooksul ei ole suutnud kasumit tõsta, viimane nädal -1 ühik, et vaatame võib-olla, mis need seal kaotused olid, et siin vormeliga ei õnnestunud, Ameerika jalgpalli ei õnnestunud, siin Eesti koss oli siuke suht break-even, et jah, nii ta on, variatsioon, nagu meile meeldib öelda. Aga võib-olla siis saame nagu selles võtmes rääkida, et kui me siin rääkisime tipsteritest ka, et mitte Paavo küll ei ole tipster, aga ikkagi on inimesi, kes nagu Paavo järgi ka nagu panustavad, et siis kui me nagu tõime selle graafiku välja, kus siis see konks läks alla ja siis nagu mingid inimesed loobusid, et võib-olla see ongi nagu miski, millest ka kiirelt nagu rääkida, et see ongi see, mis teeb nagu eduka spordipanustamise niivõrd keeruliseks. Ongi see, et aru saada sellest, et see on normaalne, kui sul tekib kuu aega siuke koht, kus sa nagu kuu aega kaotad, et nagu
sa nagu pead need emotsioonid nagu välja võtma ja nagu saama aru, et kui see long-term on hea. Ma võin nagu isiklikult öelda, et mul on nagu tulnud siin erinevad inimesed kommenteerima, et no ma ei tea, Paavo Formel 1 ei tea midagi ja sellised asju, et nagu inimestel see usk kaob väga kiiresti nagu ära, kui võita on lihtne, võita oskavad kõik, aga kaotamine, osata kaotada, see on nagu kõige suurem kunst spordimaastumine. Ja, ma olen absoluutselt nõus et see on päris tavaline on see, et siis kas suurendatakse kohe oma panust, et see nii-öelda kaotatud raha tagasi teenida või loobutakse sootuks, ehk siis et kumbki variant ei ole hea, et sul on ikkagi nagu selline pikaajalisem plaan ja siis tuleb seda jälgida, et ilmselgelt, kui mingi hetk nagu sul pole tulemusi mingi tipster järgi või mis iganes, siis sa pead hindama nagu oma seda nii-öelda pikaajalist plaani, aga üleüldiselt jah, kui sa oled nagu oma töö ära teinud ja leidnud õige asja, siis sa pead seda jälgima pikema aja vältel. Andre, midagi lisada? Ei jah, et kui need kaotusseeriad tulevad, siis ilmselgelt on tähtis nagu analüüsida, aga kui sa ikkagi nagu pärast analüüsi ka nagu näed, et need on ikkagi head panused, siis seal ei ole nagu mitte midagi nagu halba ja see on lihtsalt osa mängust. Jah, absoluutselt, et võib-olla ongi, et kuna siin midagi nagu liiga põnevat võitvast panusest ei ole rääkida, üldse nagu midagi liiga põnevat siin nagu Paavol öeldi, et siis liiga pikalt siin jah, ei hakkagi praegu nagu analüüsima, aga siiski kõigile, kes veel ei tea, siis Paavo tegemisi saab jälgida Betime Facebooki kommuunis, aeg-ajalt ka Discordis. Kui tal parool meelde tuleb. Kui Paavol parool meelde tuleb, et hoidke ikka silma peal. Küsimus. Nii, aga eelmine nädal me siis lubasime Eesti jalgpallikoondise piletid anda siis inimesele, kes Discordis panusest pildi teeb, et jah, võib-olla ongi, et lihtsalt positiivse noodina öelda, et väga lahe on näha, et Discordis ikkagi mingi vestlus käib ja võib-olla siin tulles tagasi korraks siis selle Paavo rubriigi juurde ja üheldada seda siis selle praeguse Discordi jutuga, et siis tahaks ühele kasutajale shout-out'i teha. Kui ma ei eksi, siis see kasutaja nimi oli Michael, kes siis ka meie Paavo rubriigis variatsiooni jutu kirjutuseks justkui pani ka väga huvitava postituse sinna, kus ta siis tõi välja, et kuidas, kui sul on mingi teatud nii-öelda edge, siis kuidas nagu pikas perspektiivis võib tekkida selliseid päris pikki nagu kaotusseeriad, et väga huvitav postitus oli. Ja ei kindlasti jah, ma ei olnud ise kunagi nagu graafikuna seda näinud, eks ma nii-öelda üldsõnaliselt nagu või enda peas matemaatikas saad nagu aru sellest, et sul on mingid asjad ja nagu, nii see on, aga oli huvitav näha neid nagu erinevaid graafikuid, et jah, kindlasti kiidan selle teema postitusest. Jah, Andre, midagi lisada? Oli põnev lugeda? Ei, et ilmselgelt ja kui spordipanustaja just sellest asjast aru saab, siis see on nagu massiivne nagu hüppe edasi selles maailmas, et paljud inimesed lihtsalt ei suuda seda nii-öelda neid protsentide ja seda tõenäosusi ja kõiki neid variatsioone nad nagu ei hooma ära seda, et eks enamustel ikkagi on, et kui raha kontol pole, siis on nagu sitt, et see tihti nagu ei ole tõsi. No eks see on midagi fakt ka, kui raha kontol ei ole, see on päris sitt. Siis tuleb vaadata meie kas teist episoodi Bankroll Managementist või kolmandat, sellest ei tea. Aga jaa, vahepeal olid ka siis jah, Discordis mõned postitused siis tehtud panustest ja kui me siin nagu rääkisime, et see Eesti jalgpallikoondise mängule saatmine on nagu justkui karistus, on ju, siis ma arvan, et see oli väga õiglane, et Fortuna karistas siis sellist kasutajat nagu Super Mario from Estonia nende piletitega, et esiteks palju õnne või tunneme kaasa, tähendab Mariole, aga miks see karistus oli väga õiglane, oli see, et kui ma nüüd ei eksi, jah, ja ma vaatan üle kiirelt, ma ei eksi, et kui me siin eelmine saade just rääkisime, et favoriitide kombo on ju, et ei tasu teha, et siis
Maarja laksis kohe pildi ülesse erinevatest Premi favoriitidest, et siis karistuseks sulle, Maarja, mine ja naudi siis seda Eesti ilma. Õnneks on ilm väga ilus. Aga pikk saade on tulnud, et paneme saate purki. On, Andres, sul midagi lõpetuseks öelda? Ei, loodan, et Eesti-Aserbaidžaani mäng pakub meie Super Mariole väga positiivseid emotsioone. Kas siis rahaliselt või sellega, et kui Eesti võidab? Võib-olla siis ma teeks ühe, sa ei ole panustamist soovitus lihtsalt, et vaatasin, et Kuulvet pakub Henri Anier hat-trick 126-ga. Noh, umbes 800 koefitsient oleks võib-olla okei, aga kui... Sa lihtsalt tahtsid midagi natuke veel halba öelda, pole nagu selle saadete jooksul piisavalt saanud veel jalgpalliga talast öelda. Okei, ei, ma tegelikult loodan, et Eesti saab ikkagi värava ja mõne punkti ja et põhiline, et Maarjal oleks tore. See on nagu põhiline. Aga kirjutage kirjadest ka veel nii palju, et meil üks kiri tuli, et kui me eelmine saade muretsesime, et kas Janekul on kõik korras, siis Janek kirjutas meile ja Janekul on kõik korras. Küsimus ei kannata absoluutselt eetrit, aga... Oota, milline Janek? Tallinnast ikka. Aga siis Janek Tallinnast kirjutab meile ikka edasi, teised võite ka meile kirjutada, et Kristjan, ütle neile, kuhu nad siis kirjutada võiksid. Pole sinna väga põhjustelt sisse logida, aga petime podcast@gmail.com. Endiselt on meil ka Facebooki kommuun Petime, spordipanustajate kommuun, sinna saab alati kõiki mõtteid kirjutada ja lisaks ka spordiennustuse rubriik Win TV live Discordis. Just, et suhtleme seal ja kohtume järgmine nädal. Nägemist.